kui sa oled endale just ostnud täiesti tuttuue, kõige kallima Škoda Kodiaqi ehk et ligi 50 000 eurot maksva pistikhübriidina, et meeldida oma perele, kuid ennekõike kindlasti automaksu kalkulaatorile, siis lihtsalt sulle teadmiseks, et selle sama raha eest või ligikaudu selle sama raha eest sa mees oleksid võinud endale osta ühe paganamat tõelise auto ehk selle ühe ja ainsa täiesti uue Ford Mustangi ehk et vaata aga südant lõhestades ja oma uue Kodiaqi kõrval nuttes edasi algavat naisluksöö proovisõitu. Tere tulemast taas kord kaasa elama. 7. põlvkonda on teie ees Ford Mustang, kes kõikide euronormide kiuste on jätkuvalt elus ja hoolimata ka sellest, et Ford on tegelikult hukanud ju kõiki autosid, mis pole linnamaasturid. Hiljuti mõtles Ford, et kas muuta uut Mustangit hübriidiks või isegi elektriliseks, kuid õnneks tuli neile mõistus koju ja täna ütleb Ford, et nad on täiesti rahul sellega, et nad on viimane autotootja maailmas, kes pakub taskukohase hinnaga V8 sportautot. Ja kui sa mõtled, et kas Ford saaks seda sõnumit veel kuidagi ilusamaks teha, siis saab ikka. Nimelt ütleb Ford, et ta töötab ehitada seda vabalt hingava V8-ga ja 6-käigulise manuaalkäigukastiga Mustangit nii kaua, kuni see muutub illegaalseks. Ja isegi kui see peaks illegaalseks muutuma, no küll vanajumal taevas seda ikka veel edasi lubab teha ja küll siis ka tema nõusolekut ära kasutatakse. Disain on temal täiesti uus, kuigi põhineb ta vanal mudeli platvormil, on ta vana veermiku ja vedrustusega ja ka mootor on enam-vähem vana, kuid disain on tõesti vägagi ilus ja ahvatlevalt uus ja tagaistujatel on isegi natukene mingit jalaruumi, kuid pearuumi sealt ei ole, pead surutakse kohe langeva katusega sealt minema ja interiööris on olemas vägagi kasutajasõbralik vanakooli interjöör, paljude juhtnuppudega täiesti juhile orienteerutud, hoolimata sellest, et seal on see 13-oline digitaalne näidikupaneel, millesse saab kuvada ka retrostiilis 80-ndate analoognäite ja see suur 14-oline multimeediasüsteem. On see kõik vägagi kasutajasõbralik ja vägagi äge ja on seal olemas ka selline käsipidur, mille ta vajutades on võimalik lukustada tagarattad ja hakata temaga driftima nii kaua, kui sinu süda vähegi lustib või nii kaua, kuni sul raha veel on, et uusi rehve osta. Tõepoolest, mootoriruumis on, uskuge või mitte, endiselt 5-liitrine vabalt hingav bensiinimootor. Fordi sõnul on see mootor küll sama, mis eelmisel mudelil, kuid on see täiesti nullist uuesti üles ehitatud ja peaks olema nüüd veel paremini hingav ja jõudu on tal 30 hobujõu võrra rohkem, ehk nüüd on tal 480 hobujõudu. Tähendab, seda on Ameerikas tal, siin on ikkagi mõned euroametnikud suutnud tema tiibu natukene kärpida ja temalt mõned hobused maha saada, kuid eks see ole sarnane tegevus nagu ekikääridega püüda kuuske maha saagida, ehk et sellest eriti kasu ei ole, kuid kahju teeb see ikka. Nimelt on tal siis meie turul saadaval 446 hobust, kuid kui sina ütled, et ma pean saama endale selle 500 hobujõulise mootori, siis saad endale valida Dark Horse'i mudeli, mis on küll rohkem rajaauto, kuid seda sa saad sellisena. Ja võtab ta 17 liitrit linnas ja 11 liitrit maanteel ja kui laseb, paiskab ta atmosfääri 300 grammi seda CO2 heidet iga kilomeetri kohta. Ja hind algab tal 59 000 eurost ja siis on ta manuaal ja paari 1000 euro kallimalt on ta automaat ja 62 000-ga saad sa juba katuse maha kruttida juba kabrioletil ja tegelikult tõepoolest on see täiesti tõeline hind, see ei ole mingi hind, mis sa saad kastida ja asju endale, siis pead endale Mustangit kokku hakkama panema ja hinnakiri pidurdab juba 70 000 euro eest, nii et hoidke ennast ja lõpetage mõtted oma lisavarustusega mingist Kodiaqist ja elage kordki oma elus tõeliselt ja ostke see uus tõeline Ford Mustang, mis on ainukene tõeline sportauto ja mis on ainukese tõelise mootoriga ehk 5-liitrise vabalt hingava V8-ga. Selline oli sellekordne naisluksede proovisõit ja selline on Ford Mustang. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.